Tere taas! Täna on meil jälle välja pakkuda teile üks huvitav auto ja selleks on Pontiac Fiero. Lähme ajast tagasi, on 80. algus ja on Ameerika. Ja kui me vaatame tollast täna pilti, et mida me seal nägime, üldiselt olid niimoodi, et enamus autod olid suured, olid kandilised, olid raamil kered, tagaveolised, sõltuv vedrustus ja enamalt V8 mootoriga. Oli ka väiksemaid mootorid, aga reaalsus oli see, et nad ökonoomsemad ei olnud ja olid veel uimasemad. Meil oli nii ka suur kolmik, oli meil siis General Motors oma mitme margiga, sealhulgas ka Pontiac, oli siis Ford oma mitme margiga ja oli siis nii-öelda Chrysler oma mitme margiga. Siis tegelikult need autod olid väga sarnased, et see USA turg oli niimoodi tehti suht sama asja, aga erinevus oli detailides. Ja ainukene nendest siis USA kolmikust, mis mingil määralgi mõtles nii-öelda kastist välja, oli siis Chrysler, kes tõi aastal 81 turule K-Car ehk siis K-auto platvormi. K-auto platvorm oli niivõrd mitmekülgne, et sinna oli võimalik peale ehitada väikeautosi, keskmise autosi, luksautosi, sportautosi ja minivänne. Siis tänu sellele Chrysler saavutas üllatava edu ja tänu sellele oli neil piisavalt ressursse tuua meieni selline huvitav auto nagu Dodge Viper. Aga et mitte nüüd jääda Chrysleri juurde, et sellest räägime kunagi teinekord võib-olla, siis keskendume seekord Pontiac Fierole. Meil on selline väike keskmootoriga sportauto. Ja selle auto ajalugu on väga huvitav iseenesest. Pontiaci insenerile tekkis idee, et võiks turule tuua sellise toreda keskmootoriga väiksema sportauto, mille oleks V6 mootor. Ja läksid selle ideega General Motors juhtkonna juurde ja siis rääkisid seda, mis neile rääkida oli ja muidugi General Motorsi juhtkonna esimene reaktsioon oli niimoodi, et no. Ja põhjus oli väga lihtne, sest kuna kardeti, et see uus auto võiks hakata konkureerima siis General Motors lemmiklapsega ehk Chevrolet Corvette'iga. Aga need Pontiac insenerid olid visad poisid. Mõtlesid, et okei, et ei saa ju head ideed lasta raisku minna ja läksid siis mingi hetk hiljem tagasi. Neil on üks uus idee. Ja uus idee oli selles, et tuua siis turule, et tollal siis oli see kütusekriisid olid väga hästi kõigil meeles, et tuua turule niisugune väiksem ja ülimalt ökonoomne auto. Ja siis General Motors juhtkond ütles, et okei, see on väga hea idee, aga küsimus oli, et aga miks seal ainult 2 kohta on? Selle peale ütlesid need Pontiaci poisid, et aga ikka selleks, et kuna enamus inimesed sõidab kas üksi või kahekesi ja kuna meil eesmärk on teha auto võimalik ökonoomne, siis jätame 2 lisakohta ära, auto on väiksem, kergem, ökonoomsem. Selle peale ütlesid siis General Motors ülemused, väga hea idee, aga miks autol on keskmootor? Selle peale ütlesid Pontiaci poisid, et ikka sellepärast, et kui autol on keskmootor, saab nina teha aerodünaamilisemaks, mis omakorda tähendab seda, et kütusekulu väheneb ja eesmärk, et auto oleks võimalikult ökonoomne, saab täidetud. Mille peale siis ütlesid muidugi ülemused, et väga hea, tehke ära. Ja sealt see idee siis algus sai, et see auto, mida nad tahtsid siis toota, tegelikult neile anti roheline tuli selle tootmiseks. Et Fierol kasutati siis 2 mootorit, oli siis 2,5 liitrine rida 4, nagu antud autol või 2,8 liitrine V6 mootor. Et siin Fierol, see ongi võlusõna, ongi see, et ta on tegelikult väga kerge auto. Antud Fiero rida 4 mootoriga peaks kaaluma kuskil 1100 kilo. Lisame siia manuaalkasti, antud autol on 5-käiguline manuaalkast. Ja tõesti, väga mõnus, väga vahetu sõidumõnu. Ja kui me rääkisime sellest automootorist, siis tegelikult mõtlen kerge kaal ja ta ei olegi palju jõudu vaja. Et kiirendus on täiesti sellise auto kohta täitsa reibas. Mõnu, väike vanakooli sportauto. Meelelahutus, puhas meelelahutus.